Tere! Minu nimi Simo. Aitäh tutvustamast, aitäh kutsumast. Ja proovin siis võib-olla natuke rääkida näidetest. Mul on suhteliselt palju pilte. Räägin, mis on plaanis edaspidi, mis on võimalused, takistused. Ma endast pikalt ei räägi, ütlen nii palju, et olen üldehitusinseneeria taustaga, töötan Tehnikaülikoolis juba päris pikka aega. Mu taust on üldehitusinseneeria, hoonete renoveerimine, kliimakoormused, materjalide püsivus, renoveerimine, niiskus, turvalisus, aga viimasel ka ehitusfüüsika piirdetalindid, kõik see sobib sinna tausta. Viimased paar aastat pigem ringne ehitamine, jätkusuutlikkus, ehitusmaterjalid, demonteeritavus, kasutusiga, arhitektide, inseneride koostöö, probleemipõhine lähenemine ja nende võimalikud väljundid, lahendused erinevates projektides, ka erinevate materjalide kasutamise demod. Ja ametlikult vanem lektorina Tehnikaülikoolis, aga olen ka siis hoonete ja rajatiste magistriõppekava programmi juht. Et kui siin on keegi, kellel on varasem haridus ehk kõrghariduse esimene aste olemas, aga kaalub, et võib-olla peaks tulema Tehnikaülikooli magistrantuuri, siis hoonete ja rajatiste õppekava ma julgen soovitada. Seal on 8 peaeriala, lähiajal on plaanis veel 2 tükki juurde teha, et sektori tuleviku vajadustele paremini vastata. Nii, väga lühidalt taustast, miks me selle teemaga tegeleme. Selle teema all ma mõtlen siis nii renoveerimist kui lammutamist kui ka ehitusmaterjalide ringlust. On see, nagu ka eelnevas ettekandes juba mainiti, et meil langevad paljud hooned kasutusest välja, nii et prognooside kohaselt siuke veerand kuni viiendik hooneid ilmselt on põhjust järgneva 25 aasta jooksul lammutada. Peamised põhjused, miks me hooneid lammutame, need ei ole siin arvulises järjekorras, on ehitusmaterjalide lagunemine, demograafia ja kinnisvara arendus, kus siis me vajame lihtsalt selles kohas teistsuguse funktsiooniga hoonet. Põhiline lammutamise vajadus tuleb siis demograafilistest põhjustest. Aga proovides siis seda fookust hoida just renoveerimisel või siis renoveerimisel tekkivate ehituslammutusjäätmete peal, mis on siis selline renoveerimise algetapis toimuv tegevus. Me liigume siis just nimelt liigiti lammutamise suunas. Kõrel näitas kenasti seda jäätmepüramiidi. Mul on selle kohta veel ka järgmisel slaidil üks põhjalikum versioon, ingliskeelne. Nii et me ei saa rääkida ainult korduskasutusest, ainult ringlussevõtust või taaskasutusest, vaid tahes-tahtmata me jõuame jäätmetekke ja selle korduskasutuseni. Et proovime siis seda jäätmehierarhiat endal silme ees hoida, kus siis kõige üleval oli siis elementide korduskasutus. Kõrel tõi selle ukse näite, et kui me ühest hoonest võtame ukse, paneme selle teise hoone ukse, teisesse hoonesse uksena, siis see ei ole jääde, see on uks. Sellest natuke madalam tase on siis materjalina ringlussevõtt, mis nõuab teatud ümbertöötlemist, aga võib pakkuda teatud lisaväärtust. Ja teeme me seda selleks, et esmatoorme vajadust vähendada, peaks vähem maavarasi kaevandama, vähem metsa maha võtma, et vähendada keskkonnamõju ja et üldse meil jäätmeid tekiks, ütleme siis suhtarvuna vähem, kuigi need renoveerimise mahud lähevad kordades ülesse, et siis jäätmeid siiski suhtarvuna sellesse mahtu siis selliseid just lõppladestatavaid jäätmeid või siis taaskasutus läbi põletamise või tagasitäitena, et seda vähendada. Ja kogu see lähenemine võiks viia meie mõttemalli sinna, et tegelikult me peaks kogu ehitatud keskkonda nägema kui materjalipanka. Siin on ka mõned näited sellise ringse ehitamise ja renoveerimise teemal. Ma pikalt
pikalt neil ei peatu, aga seda on tehtud Euroopas renoveerimisel tekkivate materjalide ringset kasutust paarkümmend aastat. Ja seda võib teha näiteks vanast voodrist tervete tükkide kaupa silikaattelist või keraamilist tellist lahti lõigates võib ka arhitekti nägemuses väga huvitavat uut esteetikat luua. Nii, siin on see natuke põhjalikum versioon jäätme hierarhiast. Kui meil Eestis on see 5-astmeline roheline püramiid, siis ma seda dubleerivalt siia ei hakanud panema, aga lääne kirjanduses leiab siis sellise, seda nimetatakse 9R, Circular Construction Framework. Tegelikult on siin 10 tegevust, kus siis see roheline nool ülesse näitab liikumist ringse ehitamise ja ringmajanduse suunas ja punane nool alla näitab siis lineaarmajanduse tee, tooda, kasuta, viska ära lähenemise suunas. Nii et siin all on siis lõppladestamine ehk disposal, siin väga all on ka taaskasutus ja tagasitäide, siin on juba ringlussevõtt ja siin ülevalt poolt leiame siis korduskasutus, aga kõige üleval on hoopis need tegevused, et me võib-olla väga palju ei teegi. Ja graafiliselt siis sama asi, saate pärast põhjalikumalt seda ringi vaadata. Nüüd seadusandlusest, nõuetest ma teadlikult peaaegu et ei räägi, aga ma panin siiski siia paar slaidi, ma ei peatu neil ka pikalt, ma lihtsalt tahan osutada sellele, et see dokument, meil on Euroopas täna kehtiv selline dokument, mille nimi on lühendina CPR, see on Construction Products Regulation. See on Euroopa Liidus 14 aastat kehtinud dokument, mis on katusdokumentatsioon kõikidele Euroopa Liidu ehitistele ja ehitustoodetele, sest ehitised on tehtud ehitustoodetest. Ja kui te küsite, kuidas ma võin, või mis annab mulle loa ehitusinsenerina, ma olen paari projekti pannud neid ühest hoonest pärit materjale nii korduskasutatavana kui ka uue funktsioonigina, et kuidas seda on võimalik teha, kui ei ole dokumente, ei ole teada neid materjali omadusi, siis see on täiesti lubatud. Nende 3 punktiga 34, 36 ja 39 võite ise põhjalikumalt üle lugeda ja mõelda. Mul on siin tähtsad kohad rohelisega alla joonitud. Seda nimetatakse individuaalselt projekteeritud ehitustooteks, nii et kui ma võtan ühest majast sarika ja panen selle teise majja postiks või võtan ühest majast posti ja panen selle teise majja sarikana, siis ma väidan ehitusinsenerina, et see on individuaalselt projekteeritud ehitustoode ja ma olen teatud juhtudel nõus oma allkirja sinna projektidele alla panema, et nii saab ja tohib, on ohutu. Ja võimaldab see siis sellist lihtsustatud menetlust ja ei pea olema sellel vanal tootel, materjalil samaväärsed omadused tõendatud kui uuel. Ja nüüd hiljuti, eelmise aasta lõpus, sai Euroopa Liidus valmis uus CPR, nii et 13 aastat läks aega ja nende 2 dokumendi vahel toimub sujuv üleminek. Ei ole selget kuupäeva, kus ühe kehtivus lõpeb ja teise kehtivus algab. See on otse kohalduv dokument Eesti õigusruumi. See tähendab seda, et me ei pea hakkama muid dokumente vastavalt sellele nagu ümber tegema, vaid ta lihtsalt kohaldubki kõigile otse. Teda ei pea kuidagi eraldi jõustama või rakendama mingite täiendavate aktidega. Ja sinna kõige suuremate muudatustel on nüüd toodud sisse sellesse uude versiooni kasutatud toode, mis siis räägibki nendest samadest nii renoveerimisel kui lammutamisel saadaolevatest ehitustoodetest või üldisemalt materjalidest, mis ei ole siis jäätmed, mis on vähemalt ühe korra püsivalt ehitisse paigaldatud ja siin tulevad siis täpsemad definitsioonid, millele ärme peatu. Oluline on see, et selline kasutatud toode on aktsepteeritav kõige kõrgemal seadusandlikul tasandil. Siis on taastoodetud toode, siis on ringlussevõtt, siis on ringlusse võetavus. Neid definitsioone saate kõik pärast põhjalikumalt lugeda.
aga praegu piisab sellest teadmisest. Kõige suurema muudatusena on see, et see kasutatud toode või need muud versioonid on võrdsustatud uue tootega. See tähendab, selle kasutamine ja turustamine allub samadele reeglitele. Nüüd meil on seadusandlik baas vanu materjale uuesti kasutada. Siis on veel üks soovitus ringlussevõtu kohta selles dokumendis osutatud. Ja viimase asjana on siis ehitisele esitatavad põhinõuded. See oli ka eelmises CPR-is. See on, kuhu meie ehitusseadustikku on võetud ehitise põhinõuded paragrahv 11. Ja väike muudatus on tehtud siis selle uus versiooni paragrahvis 8, kuhu on lisatud siis see, et tervete ehitiste või nende osade materjalide korduskasutatavus peaks olema, see on ehitisele põhinõue, et ehitist kavandades nii uus ehitist kui renoveerimist me peame nende materjalide korduskasutatavust ja ringlussevõtu maksimeerima, arvestades ka demonteerimist või lammutamist. Nii et siin on lammutamisele lisaks tulnud see oluline demonteerimise põhimõte, ehk siis hoone võetakse mõtestatult võimalikult tervete suurte elementide kaupa lahti. Ja teise punktina veel see sama demonteeritavuse põhimõte. Üks on nagu rohkem materjalide fookuses, teine on lihtsalt ehitis tervikuna, et ta saaks tervete tükkide kaupa lahti võtta. Nii, nüüd igavam sissejuhatuse osa sai läbi. Nüüd ma mõtlesin, kuidas seda üldiselt nagu seda temaatikat mõtestada või mis te võiksid täna saada. Kui nüüd ma manasin endale silme ette mingi renoveerimist vajava hoone, et millest siis pihta hakata. Ma arvan, see kõikide nende asjadega saab minna tohutult palju detailsemaks ja osasi neid tegevustest võib-olla aitab sisustada ka need näited, mis ma toon. Aga võiks alustada siis mõttetööst, et on eeltöö, miks ma tahan üldse renoveerida, mis materjalid minu hoonel on saada, et kaardistaks need materjalid ära, selgitada välja renoveerimisvajadus, need võivad olla tehnilised, majanduslikud, esteetilised, mis iganes. Kaardistaks need enda jaoks ära, mõtestaks kuidas ma hakkan oma hoonega tegema. Sealt võib hakata kooruma ka see, kas ma tahan seda teha korraga, kas ma tahan seda teha üksi, talgu korras, palkan ettevõtte, kas ma teen etapi kaupa. Ja võiks siis teha sellist asja, olenevalt nüüd teie taustast, kui pädevaks te ennast ise hindate, kui suurt rolli te endal oma hoone renoveerimise protsessis näete, aga võiks olla selline asi, mida võib nimetada siis renoveerimiseelseks auditiks, selline mõtestatud süsteemne tegevus. Ja kindlasti võiks selle üks osa siis tänase teema fookuses olla, kuidas minu renoveeritavalt hoone selle renoveerimise tegevuse alguses on ju mingite kihtide materjalide eemaldamine, mille käigus võib tekkida ka ehituslammutusjäätmeid, aga me võime proovida ka tervete tükkide kaupa mingeid elemente eemaldada. Et kuidas neid saada tervetena kätte, kuidas neid koguda liigiti. Ja siin kindlasti on põhjust siis diferentseerida neid sisutegevusi sõltuvalt sellest, kas mul on eramaja, võib-olla veel ka tüpoloogia või ajastu järgi, kas mul on kortermaja, kas ma planeerin seda üksi või on see korteriühistu tervikotsus. Siin ilmselt on põhjust rohkem spetsialiste kaasata, siin on rohkem iseotsustamist ja kas tegemist on miljööala või muinsuskaitsealuse hoonega, seal on siis ka enne teise maailmasõja aegsetel hoonetel erinõuded. Ja tuleks mõelda seda renoveerimise algfaasis kihtide detailide eemaldamise käigus selle ringse kasutamise võimalusi just nimelt siis enne päriselt pihta hakkamist, ehk siis enne mõelda või ka 9 korda mõõda, 1 kord lõika, nagu vanarahva tarkus ütleb, et mis materjale mul on saada liigiti, ma ei tea, puit, avatäited, soojustus, mineraalsed, metall, mis iganes. Selle kogused, seisukord, kuidas seda eemaldada, kuidas ladustada, teha sellest pildid enda jaoks. Täna on meil suuresti selline nii-öelda Facebook Marketplace tüüpi lähenemine, isetekkeline, aga väga tänuväärt. Aga nagu siin ka eelmises ettekandes jutuks oli, et on plaanis riiklikult
seda süsteemi muuta, et oleks riiklikult toetatav, riiklikud kesksed andmebaasid suuremate omavalitsuste juurde, siis ka füüsiliste ladude loomine ja samuti on juttunud siis maakonna tasandil Eestis ringmajanduskeskuste loomisest, mis võiks olla jäätmejaamade vahetus läheduses või nendega lausa integreerituna ja paljud maakonnad, paljud suuremad omavalitsused on ka oma arengukavades, strateegiates selle põhimõttelise otsuse vastu võtnud, et meil on vaja mingit keskset ringmajanduskeskust, millega saab integreerida siis selle füüsilise materjalipanga. Aga jah, ütleme vanemate hoonete puhul tasub võib-olla mõelda esivanemate tarkuse peale, et võib-olla lihtsalt vaadata seal hoone ümber ringi, mõelda, kuidas neid asju on tehtud aastakümneid tagasi või kuidas tehti aastasadu tagasi ja et võib-olla oli sellel mingi loogika, et kui nagu kevades oli, kus põllu pealt korjati kivid kokku ja tuli kuhugi panna selleks, et uue järgmise hoone siis vundamenti saaks ehitada, et mõelda nende tarkuste peale ja miks ma panin siia need 2 pilti näiteks, mõlemad on renoveerimise näited, vasakpoolne on siis Tehnikaülikooli üliõpilas ühiselamu, Eesti esimene terviklikult ligi nullenergia hooneks renoveeritud kortermaja, tehti seda tehaseliselt eeltoodetud paneelidega, selle kohta mul on ka veel detailsemalt näiteid, räägin sellest. Aga siia sobib see selles mõttes, et esiteks on kogu see lahendus projekteeritud nii, et ta on pöördehitatav. Ütlen veel siis repliigi korras, et tänane dokument EVS 932 ehitusprojekt ei räägi kahjuks ei projekteerimise ega projekteerimise järgi ka ehitamise pöördtegevusest mitte poolt sõnagi. Ehk me kirjeldame ära ehitusprojekti, kuidas ehitus valmis saab saama. Kõik. Midagi on kasutushoolduse kohta, aga seda, mis kunagi saab, kui me tahame seda ehitust likvideerida, kuidas seda projekteerimisel arvestada, sellest ei ole poolt sõnagi. Ja seda ei ole sinna ka lähiajal tekkimas, sest selle standardi sisu hetkel keegi ei uuenda. Nii et need elemendid saab eemaldada tulevikus ja nendest elementidest saab ehitada järgmisi hooneid. Parempoolsel pildil on näide lõunakaare fassaadist, kus siis on tiheasustusalal, kus meil katuste pinda on suhteliselt vähe. Kõrgematel hoonetel, kui panna PV-paneele, siis katuse pinnast jääb vähe, need hakkavad ka üksteisele lähedal olles teineteist varjestama. Lisaks on katusel väga kuum, kuna on tumeda pinnalised katusekatted, aga need siin on siis ehitis integreeritud PV-paneelid, mis on siis õhegroofi pinnalõhuksed PV-paneelid, mis toodavad energiat tehnilistesse pisiasjadesse, kuidas see toimib, ma siin ei lasku, aga ütlen, et päris niisama neid sinna liimida ei saa. Seal tuleb tegeleda siis soojussalvestamise ja termilise faasimuutusega. Nii, nüüd mõeldes selle 9 või 10 R skaala peale, et millistel juhtudel üldse mingit tegevust teha, siis seal kõige üleval oli rethink, repurpose, ehk siis siin on Krulli kvartali näide, seal on Tallinnas väga magusas asukohas tohutu vana tööstuskompleks, olete võib-olla kuulnud sellest, seal on väga palju erinevaid hooneid ja ühe mõtteharjutus on ühe koolituse raames. Me mõtlesime osalejatega, et aga mis oleks, kui seal Krulli kvartalis on mingi visioon ja planeering, seal tehakse Taani arhitektidega koostööd, Eestis on seal Koko, et mis funktsioone nendele erinevatele hoonetele anda sama mahu raames, aga samuti, et kuidas sellest hoonest saada olevaid elemente, olgu need katusefermid, seinaosad, avatäited, kuidas neid kasutada selle sama arenduse järgmiste hoonete puhul ringselt. Aga just nüüd selle ringmajanduse suunas liikudes arhitektid, õigemini seal oli erineva taustaga inimeste koostöö, igas rühmas oli arhitekt, igas rühmas oli insener ja siis oli veel 3. muu taustaga
inimene, et nad siis niimoodi suhteliselt käepäraste vahendite ja 10 tunnise tööga pakkusid välja 16 alternatiivset funktsiooni sellele füüsilisele mahule, nii et selle hoone füüsiline maht, kandepiirid, tarindid jäävad kõik alles. Et see on näide sellest uuest või ümber mõtestamisest või hoone kohandatavusest. Ja siin oli CO2 juttu, enamik meie ehitatud keskkonna süsiniku jalajäljest nii olemasolevate ehitiste kui uues ehitiste puhul tuleneb peamistest kande- ja piiride tarinditest. Need tasub jätta võimalusel paika või kui need ehitada uutest materjalidest, siis mõelda, kuidas neid tulevikus saab lahti võtta ja modulaarselt ringselt kasutada. Nii, nüüd mõningaid korduskasutuse näiteid, et ma olen endiselt selle jäätme hierarhiasel proovin olla ülemises otsas. Kõrel selgitas, mis on korduskasutus. Siin on üks näide Lätist, kes tunneb ära, see tunneb. Paljud eestlased seal toredas teemapargis käivad. Suviti vanad paneelid, avalikus kasutuses teemapark, tohutu palju külastajaid, iga päev käib siit sadu inimesi alt läbi, aga on kasutatud vanu õõnespaneele ja tehtud seda viisil, kuidas see on samas eksponeeritud, teisalt täiesti ohutu, et isegi kui see õõnespaneel natuke tahaks allapoole läbi painduda, siis on talle siin need uuest betoonist legoklotsid on toetuseks all ja midagi hullu ei juhtu. Ei painde kandevõime ega põikjõu kandevõime mõttes. Et selline hea näide. Nüüd paar võimaliku korduskasutuse näidet Eestist. Siin on üks kortermaja Valgast, mille puhul on see pilt on tehtud siis olukorrast, kus seda mitte ei lammutata, vaid demonteeritakse. Nii et Eestis on olemas esimene positiivne näide demonteeritud raudbetoon kortermajast. See on Tartu tüüpi maja, vist oli seal 90ndate algusest. Nii nagu on Annelinnas, tunnete ära nende ribide järgi, see hoone oli samasugune. Need on hooned, nii nagu ka meil on Mustamäe, Õismäe, Lasnamäe, Pärnu, Mai rajoon. Kõik need hooned, raudbetoon ja tellishooned on projekteeritud ja ehitatud viisil, et keegi pole kunagi mõelnud, et kuidas neid saaks võimalikult suurte tervete tükkidena lahti võtta. Samas on meil positiivne näide olemas, kus seda tehti. Peaaegu kõik elemendid lõigati tervetena lahti. Paljud neist elementidest, siin on nad saetud siis 3, et oleks mugavam transportida ja tõsta. See on Tehnikaülikooli ehituse mäemaja katsehall, kus kolleegid sõna otseses mõttes neid uurivad ja puurivad. Nii selle mõttega, et mis on nende omadused elementidena ja kui need monteerida kokku uuteks mahtudeks, aga samuti ka näiteks saab siit head infot, et kui palju on väliskooriku kandevõime. Et kui me nüüd renoveerime eeltoodetud elementidega, kui palju raskust võib väliskooriku külge lisada. Ja veel mõned visuaalid nendest paneelidest ja muuseas need olid vahtpolüstereen soojustusega ja see idee, et seda hoonet ei lammutata siis tavapärasel viisil. See ei tulnud mitte siis Valga linnalt, Valga linn tegi tavapärase lammutushanke, kus eesmärgiks oli see plats tühjaks saada. Aga see idee just nimelt demonteerida tuli hoopis lammutusettevõttelt. See läks neile palju kulukamaks. Aga ma loodan, et natuke palsamit nende hingele ja selle objekti kahjub, mille pakub see, et mina ja kolleegid väga palju koolitustel igal pool mujal toome seda positiivset näidet, kuivõrd edumeelne see tegevus oli, kuivõrd hästi see õnnestus, kui tublid nad olid. Ja üks peamisi põhjusi, miks nad seda tavapärasel moel ei lammutanud, seal oli ka muid põhjuseid, oli lihtsalt see, et tavapärase lammutuse käigus oleks vahtpolüstereen ja betoon omavahel moodustanud ühe suure segaehituslammutusprahi hunniku ja suur osa sellest vahtpolüstereenist oleks tuulega minema lennanud lähedal asuvatesse veekogudesse, ümbritsevate hoonete juurde ja nii edasi. Nii et
sellises kasutuses vahtpolüstereen, kus seda hoonet tuleb lammutada või demonteerida, on probleemne. Nii, veel üks pilt sellest samast hoonest, milline ta siis enne demonteerimist oli. Ja selle sama ühe koolituse käigus tublid osalejad siis tegid sellise materjali spetsifikatsiooni, võtsid projekti andmetest, et milliste mõõtmetega elemente, kui mitu tükki on ja mida sellest siis teha saaks. Siis nad pakkusid välja sellist lasketiiru funktsiooni, siis on selline, ma ei oskagi sellele funktsiooni anda, lihtsalt selline demo, poolruum, galerii. Jah, bussiootepaviljonid erinevad ja üks versioon oli ka kaitseväe erinevad siis välipolügonide õppelinnaku kasutamiseks ja ma ei tea, kuhu sellega jõutud on, aga minu teada nad päriselt võtsid ühendust ka sellega, et äkki saab isegi Nursipalu harjutusväljakul neid kasutada, sest need elemendid on Valga lähedal täna ladustatud ja ei oleks nagu väga pikk maa neid transportida. Ja jah, võib-olla rõhutan siis seda, et selliste hoonete puhul ei ole seda demonteeritavust arvestatud, ei tähenda, et seda ei saaks edukalt teha. Seda on muidugi ka välismaal tehtud, et need on lihtsalt kõige meile lähemal olevad ja hilisemad näited. Nüüd paar näidet ringse renoveerimise kohta. Enne ma näitasin seda Tehnikaülikooli ühiselamut, siis sellele paar aastat hiljem järgnes Sauel üks kortermaja, kui ühiselamuga oli seotud Matek, siis sellega oli seotud Timbeko. Ma arvan, osad teist on kuulnud, näinud sellest, aga siin projektis oli siis ka olulisel kohal just see materjalide ringse kasutamise põhimõte. Siin tehti enne, kui suures skaalas renoveeriti, tehti siis testsein, määrati kõik see olemasoleva müüri või suurploki omadused, niiskus, töötati välja niiskusturvalise renoveerimise tegevuskava. Ja siin tehti siis selline võib-olla uudne lähenemine, et siin põhjakaares köögid laienesid, et lotsad ehitati siis kinni, siis tulid uued radikad ja kuna välisõhku astumise võimalus põhja suunas kadus ära, siis tehti lõuna suunas uued rõdud täiesti eraldi konstruktsiooni peal, kenasti varjastavad all olevaid aknaid, nii et väga rahul on elanikud seal ja maja sai täiesti sellist uut kvaliteeti ja siin oli siis ka, ja siin on siis näha need lõunakaare ilusad uued rõdud, uue betoonpanduse peal. Ja mis puudutab ringsust, siis need samad elemendid, milledega see hoone renoveeriti, arhitektid tegid sellest siis need samad sellised uue ringi visuaalid, et juhul kui kunagi me sellelt hoonelt, kui me hakkame seda hoonet demonteerima või lammutama, et siis me võtame need elemendid kõik vastupidises järjekorras ära ja nendest lisasoojustuselementidest, mis on siis puitkarkassil, võib teha ühekordseid ridamaju, võib teha kahekorruselisi ridamaju. Panin siia ka need plaanilahendused sellest kahekorruselisest. Kui enamik uusi ridamaju, mis ma olen vaadanud, on 6–6,5 meetrit laiad ja hästi kitsad kipuvad olema, et on 100 ruutmeetrit ja üles on surutud 4 väikest tuba, siis selle hoone laius niipidi on 8 meetrit, siin on normaalsed pesuruumid, saunad, panipaigad, esikud, vetsud, otsaboks on ka veel loomuliku valgusega. Muidugi köök päriselt ma arvan, et tehakse ikkagi selline kahepoolne köök, et siin jääb nagu meetreid väheks, aga need on juba sellised nüansid, aga väga edukalt demonstreeritud, et nendest elementidest saab sellise mahu teha ja üleval ka normaalsed toad. Ja seal oli siis veel ka see põhimõte, et olemasolevalt hoonelt võimalikult palju saadaolevaid materjale, kas siis sama hoone juures või mujal ringselt kasutada. Siin olid radikaid kasutati mujal, katusekatte läks mujal kasutusse, mingid, see betoon tehti teisesest toormesest täitega. Ma panin need lingid, seal on kõik loetletud, mis sinna
ringsesse kasutusse läksid, nii et selles mõttes hea näide. Siin on Tallinnas Poldri tänavale ehitatav loome- ja ringmajanduskeskus. Siin on selline arhitektuurne eelprojekt. Siin on, kus puitkonstruktsioon lammutati ära. Alguses oli plaan jätta kõik müürid alles. Isegi veel lammutustööde käigus oli plaan jätta müürid alles. Aga siis selgusid täiendavad asjaolud ja lõppkokkuvõttes võeti see hoone maapinnani maha ja laoti samadest kividest uuesti, vähemalt voodri osas. Nii et nii nagu vanades taludes on üks hoone lammutatud samadest materjalist tehtud kõrvale või kuskile lähedale uus, et siin on näide sellest, et paekivi on siis väga edukalt korduskasutatav materjal ja varsti hakkab see hoone valmis saama. Just sain eile teavituse, et varsti aprillis vist oli. Ei oska öelda, aga seda paekivi jäi sealt kõvasti üle, sest siin on ta vooder. Osad seinad tehti ka paekivist, aga teda ikkagi jäi üle, kuna osad seinad tulid betoonist. Et osa ilmselt läks kuhugi mujale, loodetavasti ka ikkagi müüri ladumiseks, mitte tagasitäiteks, aga ei oska täpselt öelda, et Sarika peal kuuleb täpsemalt. See Valga maja, need paneelid võrreldes selle Tallinna Mustamäe paneeliga, see polüsteroon, kas see oli näiteks soojapidavam, parem kui tavaliselt? Ja see polüstereen on parem ja soojapidavam kui Tallinna lahendused. Mustamäel on valdavalt kasutatud tepplaati. Akadeemia teemajas oli fenoolvahtu ka. On selles mõttes parem, aga kuna külmasillad, siin vist ei ole hästi seda näha, aga nendel hoonetel on nii erinevate piirdetarindite liite kohtades, nii elemendid omavahel kui vahelagedega kui ka avatäidete perimeetril on väga massiivsed külmasillad ja soojusel ei ole sooja ega külma, millise materjali kõrvalt ta õue läheb. Nii et kui külmasillad domineerivad soojuskadudes, siis väga suurt vahet ei ole, kas soojustuseks seal kuskil 1D olukorras seina keskel oli siis polüstereen, fenoolvaht või midagi kolmandat. Nii palju on veel vahe, et Mustamäe majadel on pigem sise- ja väliskoorik omavahel tugevamalt kinni ja töötab lõike jõule paremini, sest stepplaat on nagu selle betooniga oma kareda reljeefse pinna tõttu paremini nagu nakku. Milliseid ehitusmaterjale taaskasvatakse kõige rohkem? Mineraalseid, sest nende kogused domineerivad ja tagasitäide läheb taaskasutuse alla statistikas. Nii nagu Kõrel näitas, umbes 1 miljon tonni aastas ehituslammutusjäätmeid ilma kivi ja pinnaseta ja 90% taaskasutusmäär, millest enamik on tagasitäide. Aga see on downgrading ehk väärtuse halvendamine. Nii, aga ma jõuan ka võib-olla konkreetsemate näideteni, et panin siia siis puiduteemad sisse, et kui meil on vana puitu saadaval, nii nagu erinevatest hoonetest seda on, nii renoveerimise kui ka lammutamise käigus, et milliste omadustega siis vana puit on ja muuseas keskmiselt vana puit on tugevam kui uus puit. Ma ei oska seda lõpuni detailselt seletada, aga puit materjalina, kui ta ei kasva enam metsas, vaid on ehitisse paigaldatud, siis ta läheb ajas tugevamaks. Nii et me saime siin, see on kolleeg Eero Tuhkanen neid katseid kureeris ja seda analüüsi tegi, et me saame, näete siin need oranžid tulbad on siis mäepealses tehtud puitmaterjalide paindekatse tugevused, sellised erinevad tüüpsed vana puitmaterjal, siis seal oli 100 aastat vana, oli umbes pool sajandit vana, et me oleme saanud isegi painde kandevõime, mille järgi puiduklass määratakse ligi 90 megapaskalit,
paljud tulemused siin 60 megapaskalit, 50, 40 ja siis tagavara kasuks, nii nagu ka ehituspuidu puhul on ju need levinud tugevusklassid on C16 või C18, aga ma väidan, et kui me vana sarika kasutame seda elementi nagu paindele, et see on just nüüd vana materjal, mitte ta ei ole see uus, värskelt lõigatud, tugevus sorteeritud, kuivatatud, et siis selle keskmine on tugevam. Nii, ja siin on siis veel näiteid Eero poolt arendatud sellistest kiirmeetoditest või soovitustest, kuidas siis materjali kasutada, et võib-olla kõik iseehitajad saaks sellega võib-olla ka siis ise hakkama, et kõik ei pea ehitusinseneri palkama, oleneb muidugi kasutuskohast, tööolukorrast ja nii edasi, aga selline talupojatarkus võiks olla, et vältida siis oksakoha sattumist tõmbetsooni, Termin tõmbetsoon on muidugi selline, mis paljudele ei ütle midagi, aga kes natuke on ehitusinseneeriat õppinud, mõistab mõeldes, kuidas siis lihtala, mis on otsast toetatud, paindub keskelt läbi, siis siit alt keskelt on tõmmatud, ülevalt keskelt on surutud. Pragude hindamine, kui suur, kus, siis on deformatsioonid, kõmmeldumine. Kindlasti peaks see vanast hoonest saada olev puit olema kuiv ja biokahjustuste vaba. Seda ligikaudselt saab ka kaalu- ja mõõdulindiga määrata, aga ehituspoodides on ka väga soodsalt niinimetatud kahvleid, mis puidu kaalulise niiskussisalduse ütleb, nii et selline 16-18% puidu kaaluline niiskus võiks olla sobilik. Siis on töötatud välja sellised universaalselt kasutatavad tabelid, et kui te tahate vana puitu kasutada 0,6 meetrise sammuga, et see on siis vahelagedes või ka katustes, et siis millist sildeava saab lahendada, näiteks kui teil on siis 100 või 50 mm paksune bruss ja ütleme see 5x15, mis on levinud ristlõige, et selline umbes 3,2 meetrit on siis see seintevaheline kaugus, mida selle ristlõikega saab edukalt siis sillata, nii et ta vastab nii kande kui kasutuspiiri seisundile. Ja sama asi siis katuste kohta. Nii, siis ma panin siia ülevaate erinevatest ehitusmaterjalidest, mis on vanadest majadest saada. Need on lihtsalt ülevaate andmiseks, ma ei hakka ühegi materjali tehnilistest omadustest detailsemalt rääkima, aga mis on näitan ära, mis me projekti käigus oleme vanadest majadest võtnud, mis on tegelikult ka paljudel renoveerimistel saada olev materjal. Siin on siis erinevad kergbetoonid, see vist oli mingi tuhktellis, paekivi, fenool, bituumeni põhine, näidis materjali omaduste tabel, mis omadused said määratud, sorptsioonkõver, kuidas materjal seob niiskust. Iseehitajal ei ole selle infoga võib-olla väga palju pihta hakata, võib-olla see tihedus, soojuserijuhtivus on võib-olla sellist argikasutuses praktilisemad, aga et teha mingisuguse tarindi soojuse niiskustehnilise toimivuse analüüsi, siis on projekteerijal neid andmeid vaja. Valik puidupõhiseid materjale, teplaat, saepuru, sammal, rooplaat, laast. Siis on näidisena mõned rohekaardid, et anda vastust sellele, et kui kuskilt renoveeritavast või lammutatavast hoonest on saada erinevad materjalid, näiteks siis palgid, et siis millised omadused selle palgi puhul võiks siis korduvaks kasutamiseks olla olulised. Ja siin on materjali üldkirjeldus, pilt, võimalikud kahjustused, näiteks siis bioloogilised kahjustused, nõrgestused, praod, oksakohad, tugevus, siin on näide ka selle koormamise kohta, kus oksakohta vältida, et kaardid on kõik allalaadimiseks olemas.
Siin on siis veel sama asi saematerjali kohta, et see on lihtsalt pandud nii-öelda visuaali või näidise mõttes, et ma ei arvanudki, et me hakkame neid siin lugema. Kellel pakub vana saematerjal huvi, laeb selle kaardi alla, seal on 4 lehekülge, loeb selle läbi ja kui peaks olema täpsustavaid küsimusi, siis need puidupõhised kaardid töötas välja Eero Tuhkanen, mineraalsete materjalide põhised töötas välja Tanel Tuisk, H-materjalide ekspert siis Tehnikaülikoolist. Ja panin siia need lingid, kus need on saadaval ja lihtsalt siis veel infoks, et me proovisime anda ka selle, et CO2-st on järjest rohkem juttu, kui mõõdikuna ehitiste keskkonnamõjust proovisime siis leida ka võimalikult lähedase uue materjali CO2 näidu, ehk siis kui meil lammutatavast hoonest on saada X tonni silikaatkive ja me laome need järgmise hoone müüriks, et siis me saame ju sama koguse uut silikaatkivi jätta ostmata, tootmata, transportimata. Ja see võiks anda sellise võidu siis keskkonnamõju mõttes. Tähendab, Eesti CO2 arvutusmeetodis tuleb see sisse nullina. Kui te teete, nüüd need nõuded lükkusid natuke edasi, aga 28 arvutuskohustus tekib, 30 on ka piirväärtused ja kõikidele uutel hoonetel tuleb CO2 arvutus, ta on keskkonnamõju arvutus, nimetatakse ka LCA või GVP, aga hoone keskkonnamõju arvutus ja seal on täna otsustatud niimoodi, mis on ka järgib teiste riikide loogikat, et kui näiteks te tahate mingi uue hoone projekteerida, teil osa materjale on ju uued ehitustooted, siis seal te võtate arvutusse selle uue ehitustoote süsiniku jalajälje väärtuse. Kui te teete selle hoone vanadest materjalidest, siis arvutusesse vana materjal tuleb nulliga CO2 mõttes. Mis see number? See number tähendab, kui palju me jätame keskkonnamõju tekitamata. Võib-olla peaks seda siin esitama miinusega, ma olen selles mõttes küsimuse püstitamisega nõus. Aga see number on uue silikaatkivi süsiniku jalajälg, see on uue saepuidu oma. Muidugi saepuidu CO2 numbrid väga palju erinevad Eestis ja Soomes. See on uue palkpuidu oma, see võib ka teatud juhtudel olla nullile oluliselt lähemal. Muuseas, puit ei ole negatiivset CO2 väärtusega, puit on 1 miinus 1 võrdub 0, ehk see süsinik, mida puit kasvades seob, kunagi vabaneb. Kas põletamise teel, puidumädanik? Olete nõus? Seetõttu puit ei ole positiivse jalajäljega materjal. Ta on neutraalse jalajäljega. CO2 sidumise mõttes, aga muidugi kui me teda lõikame, kuivatame, transpordime, ööveldame, kõik need asjad tekitavad talle siiski keskkonnamõju ehk siis süsiniku jalajälje. Nii, mõningaid näiteid Tartust, kus on, meil oli selline sõsarprojekt sellele Pildestile Tartu ring renoveerimine. Ka need rohekaardid said selle sama töö käigus välja töötatud, aga üheks ülesandeks oli siis ka materjalirings kasutamise demo objektide tegemine. Ühe Tartu kooli juures oli selline vana kuur, kus koolipidaja oli otsustanud, et see tuleb lammutada, aga samas vajas see kool enda juurde rattapaviljone, et lapsed käivad ratastega koolis, kuhugi tahaks jalgrattaid kinnitada. Siis siin on üks selline vahepealne tööversioon tudengite tehtud, see sai kõik tehtud selle probleem- ja projektõppe raames TalTechi arhitekti ja inseneri tudengite koostöös. Siin on üks vahepealne versioon, kus taheti natuke jätta kuuri ja ülejäänud oleks siis rataste jaoks. Siin on üks plaanilahendus sellest vahepealsest versioonist ja siin on siis valmis pilt. See hoone on ehitatud, ei ole hoone, vabandust, see ehitis on tehtud peamiselt seal samas kohas asunud kuuri ehitusmaterjalidest, vähemalt see puidu osa. Katust tuli mujalt, on taaskasutatud, metallpiirded on mujalt, sillutis, kivid on mujalt, kõik on vana materjal. Uuena läksid ainult teatud kinnitusdetailid ja kruvivaiad. Aga kruvivaiad on omakorda tulevikus saab välja keerata ja mujal korduvalt kasutada.
Et selline näide ja selle objekti puhul siis tudengid projekteerisid ja tudengid päriselt aitasid ehitada, nii et magistriõppe arhitektid, insenerid olid päriselt ehitusplatsil kohal, valged kiivrid peas, tunked seljas, turvajalatsid jalas ja päriselt akutrell käes ja saag ja möllasime seal koos. Nii, siis teine Tartu näide on ka üks rattapaviljon, see on projektlahendus, see on päriselt valmis ehitatud lahendus Jaapani kunagise Yakizuki tehnika eeskujul söestatud pinnaga ja siis kaetud linaõliga ja vana katus, mujalt pärit vanad sillutiskivid, vana puit, ainsad olulise jalajäljega uued detailid on siis need Y-tähekujulised sellised eritellimuslikud terasdetailid. Tegime ka kiired CO2 arvutuse, et ja siin maa sees on veel massiivsed vanad betoonpaneelid, vanad vundamendi plokid massiivsed. Et umbes pool süsiniku jalajälge jäi tänu vanade materjalide kasutamisele tekitamata. Näide number 3, tudengid aitasid projekteerida. Veel üks näide, tudengid aitasid projekteerida ja ehitusload vormistada ja kogu asjaajamine. Ja see oli siis Tartu näited. Need on valmis ehitatud täna päriselt. Nagu siin piltide pealt näete, need ei ole AI-ga tehtud, need on fotoaparaadi või telefoniga tehtud. See on nüüd veel tarkvara pilt, see on nüüd eelmine kevad 24, jällegi see probleem ja projektõppe, kus siis projekteeriti TalTechi linnakusse selline, me nimetame seda puidu ringpaviljon. Esiteks sellepärast, et on ringikujuline ja teiseks see demonstreerib ringset materjali kasutust. See on plaanis teha nüüd see suvi valmis ehitada. Materjal selle jaoks on olemas, Facebook Marketplace'ist leidsime Nõmmelt lähedal tuua, väike transpordi komponent ja on olemas kokkuleppe Termoriga, et see vana puit termotöödeldakse ja siis me saame ehitada selle valmis. Termotöötlus on üks kõige paremaid, keskkonnasõbralikumaid puidutöötlemise viise, mis annab nägusa välimuse ja ka hea püsivuse, vähese hooldusremondi vajaduse. Muidugi see Termoriga kontakti võtmine oli huvitav, et kui me pöördusime, et Termori on tohutu suur ettevõte üle Euroopa, ekspordib termopuitu väga erinevaid. Et me tahaks, et kas te aitaks meil palun ühe portsu termopuitu tekitada siis, aga et see tuleks teha siis vanast puidust. Ja siis nad ei saanud tükk aega aru, et miks peaks keegi tahtma vana puitu ahju ajada. Uus on ju, nagu moodulmõõtudes või standardmõõtudes ja lihtne kätte saada ja kuivatatud või miks peaks keegi vana puitu tahtma termotöödelda. Ja üleüldse, et kuidas see vana puidu omadused siis kuidas termotöötlus vana puidu omadusi mõjutab. Teada on, et termotöötlus üldiselt puidu mehaanilisi ja tugevusomadusi halvendab, mis tõttu on ka levinud selline rusikareegel, et termopuitu ei tohiks kasutada kandekonstruktsioonides. Samas, kui me tahame teda väljas kasutada, siis siin tahes-tahtmata need elemendid siiski paindele ja survele töötavad, et nad on mõnes mõttes kandekonstruktsioonid. Ja siit tekkiski mõte, et kuna Termori väitel ja teaduskirjandust otsides mitte kunagi, keegi mitte kusagil ei ole vana puitu termotöödelnud, siis me mõtlesime, et tegelikult see on päris hea mõte, et me teeme seda nagu teadustöö eesmärgil uudse teadmise saamiseks. Ja siis kasutame seda vana puitu erinevates kohtades, et osa võib-olla teeme mingid pingikesed nendest, kuskil tekitame mingi katualuse, osa puitu paneme võib-olla maa sisse ja siis käime iga aasta vaatamas, kuidas puidu püsivus nagu ajas halveneb. Kas te laborit enne ei tee? Ja ikka teeme. Me võtame niimoodi, et osa puidu jätame termotöötlemata, jätame referentsiks ja teeme siis katseid, teeme sellele termotöötlemata ja siis pärast teeme võrdluseks termotöödelduud. Erinevate omaduste järgi on ju paine, surve. Siis on veel üks näide, mis on kavas see suvi valmis ehitada.
tal ei ole nagu head nime, sest seal sees hakkavad paiknema prügikonteinerid, aga ma ei taha öelda prügimaja, sest prügimaja on ju mingisugune kole ja haisev, aga see on ringse ma ei tea, materjalivoo ringse kasutamise demoobjekt või kuidas iganes. Et seda on plaanis teha 3D prinditud betoonist osaliselt, siis vanu keraamilisi telliseid laduda niimoodi huvitavalt. Siin tuleb ka termopuitu. Siin on plaanis teha murukatus ja selline kolme nagu poolsiseruumiga selline ma ei tea, materjali ringlusrajatis või kuidas iganes seda nimetada. Nii, nüüd seda maja teate, kus on või? No kus see on? Umbes 500 meetri kaugusel siit. See hoone tuli siia Põlvamaalt, see on Peri kolhoosist, kui ma õigesti mäletan. Valgamaalt, vabandust. Ja Kristo Paalandi oli siin hea kolleeg, peasüüdlane, kes seda aitas kureerida ja selle raames tehti üks lõputöö. Nii et siin on siis vasakul on näha, ma nimetan seda doonorhooneks, sest siit saadi need siirdatavad elemendid. Siin on näha demontaaži, mitte lammutamise, demontaaži aegne pilt, kuidas on siis raketise vahele need suurelemendid. Alguses ta laoti müürina, aga eemaldati suurelemendina. Siis on auto peal ja siin laoti, või tähendab paigaldati ta siis samaks mahuks uuesti kokku, osaliselt on näha heledamad kivid, et need on siis jätkukohad ja trepikoda laoti koha peal. Et ma arvan, hea näide, selline piloot, kuidas kunagi Valgamaale üles laotud hoone, kus keegi kunagi ei mõelnud, et kuidas sellest kohast seda kunagi eemaldada või kui seda lammutada, siis kuidas seda teha. Et see hoopis oli võimalik kolida ümber põhimõtteliselt ja Põhja-Soomes on terve linn muuseas ümber kolitud seoses kaevanduse laiendamisega ja mujal maailmas on ka neid näiteid, et hooneid saab edukalt ümber kolida, aga me ei pea teda ju samas füüsilises mahus kolima, võime nendest elementidest teha mingi 2., 3. ja 5. mahu ja siis seda lähenemist ära kasutades, et siin ennem mainiti ka ühte kiviõli uuringut, ma kohe räägingi sellest uuringust täpsemalt. Ma tahtsin, see on siis keskpuiesteel, on kiviõlis seal viimastel aastatel järjest neid vanu tühjenenud Rušovkasi on lammutatud, et oli siis mõte, et mitte ei lammutaks seda hoonet, vaid lõikaks ta samamoodi suurelementidena lahti, et panin siis kollasega peale, kuidas need elemendid võiks olla, aga see kahjuks jäi praktikas toona realiseerimata, et loodetavasti tekib siin käimasolevate ja uute projektide raames siis võimalus ikkagi mõnda silikaatkivihoonet ja tellishoonet veel kord lahti lõigata suurte tükkide kaupa. Nüüd sellel uuringul oli võib-olla see põhiline fookus oligi ikkagi see materjalide ringlussevõtt ja seda me siis ka tegime, et kõik algas sellest hoone üldisest auditeerimisest, et dokumentidega tutvumine, visuaalne vaatlus, kontrollmõõdud. Jalutasime seal ringi, see on keldripilt, on näha natuke korrosiooni siin elementide liite kohas. Üksikud vahelaepaneelid olid äärmiselt madala ehituskvaliteediga, ei olnud tihenenud, esine oli korterid, kus oli olnud tulekahju. Siin on pilt trepikojast. Trepikojast betoonproovikeha võtmine, fassaadist kivide võtmine, seinakonstruktsioon oma paksusega, Schmidti vasarakatsed, et me suhteliselt põhjalikult proovisime välja selgitada, et mis ja kuidas sellest hoonest oleks saada, kui teda mitte ei demonteeritaks, vaid kas siis elemendid prooviks ikkagi kordus kasutada, aga kui see ei õnnestu, et siis materjalina ringlusse võtta. Ja esmase sellise hinnangu alusel tundub, et 90% nendest raudbetoon vahelae ja õnnespaneelidest võiks saada kordus kasutada. Nagu ma mainisin, me selle projekti raames tegudeni
tegudeni ei jõutud, sest seda teist etappi lihtsalt meilt ei tellitud, aga TalTechi mäemajas on olemas selline mobiilne katseraam, mille saab viia objektile ja kus saab siis nii Põikjõule kui Paindele seda õõnespaneeli katsetada, siis silikaatmüüri võiks saada siis suure elementidena kasutada, nagu ma rääkisin, kui ta lõigata korruste ja tubade kaupa, aga ilma välisvoodrita, sest siis lihtsalt see müüritis on nagu püsivam ja terviklikum. Välisvoodri võtaks materjalina kasutusse, aga müüri võiks saada siis suurelemendina kasutada. Trepimarss pigem sellest hoonest mujal kasutada ei saa kahel põhjusel. Esiteks trepimarsid nendes Hruštšovkades on väga kitsad ja see on muuseas üks põhjus, miks Hruštšovkadesse ei saa ka trepikotta sisse panna lifte. Seda tahetakse mitmes hoones täna Eestis teha, aga ükski suurem liftitootja ütleb, et Hruštšovka jaoks meil lifti kabiini ei ole, sest see trepimarss on lihtsalt liiga kitsas, aga enamik hooneid meil raudbetoon suurpaneelhooned on 1,2 meetrise trepi laiusega ja sinna saab panna trepikotta sisse uue lifti. Ja teine põhjus lisaks trepimademe laiusele on trepimademe pikkus. Ehk siis kui me tahaks siit lõigata need trepimarsid lahti ja kasutada neid trepimarssidena järgmistes hoonetes, siis jääb probleemiks see korruse kõrgus. Et tänapäeval tahetakse kõrgemaid hooneid, vahelajad on paksemad. Et mingi variant on, et kui lõigata kumbki marss niimoodi, et talle jääb osa sellest mademest külge, et siis saaks nagu ühe astme juurde. Aga pigem keeruline ja see nii-öelda elementide maht ei ole nii suur, et pigem hoiaks nagu fookust nagu vahelagedel ja seintel. Siis sai tehtud ka erinevaid materjali uuringuid, et mida nad sisaldavad ja kuidas see võib ringlussevõttu piirata. Vundamendi paekivi sisaldab siis radionukleiide, mis on seotud siis Põhja-Eesti radooni sisaldusega maapinnas, aga see antud hoones siis näidistest oli ainult 1/5 lubatud määrast, mis võib ehitusmaterjalidel olla, et sellega on korras. Ohtlikud jäätmed olid mõistagi eterniit ja küttetorude isolatsioon, aga see oli ka oodatav tulemus ja enamikes majades neid materjale leidub ja need lähevad siis ohtlike jäätmetena. Siis sai natuke tuleb tulemusi veel, aga mul on siin vahel, et ikkagi nagu proovida sellel jäätmepüramiidil nagu selline ülemiste astete poole hoida, et ikkagi mis need korduskasutuse võimalused oleks. Et Kiviõlis neid hooneid järjest lammutatakse, aga ometi ju mingeid hooneid peab ju seal piirkonnas ka olema vaja. Mis te arvate, mis hooneid võiks Kiviõlis vaja olla? Hooldekodu, minu mõte. Pakkusime välja, et kui me selle hoone lõikame tükkide kaupa lahti selle silikaatkkividest, et esiteks teeks kooli, Kiviõli esimese keskkooli aianurka teeks õuesõppeklassi. Koolile väga meeldis see mõte, siis me tegime sellise ühekorruselise lahenduse, siin on ta näha nagu aksonomeetrias, siin on siis vaadetena, et kasutades seda sama seintevahelist mõõtu, mis oli selles silikaatkivi hoones, et paneks nendest suurtest elementidest, teeks siis seinad ja need rohelisega on näidatud siis sellest Kiviõli hoonest saada olevad õõnespaneelid. Nii et seal kilomeetri kaugusel saaks sellise õppuritele siukse toreda õuesõppeklassi, et siin on selline klassiruum, kuhu aknad ees, uks käib ette, siin on selline suletud kuur, siin on varjualune rataste jaoks ja siin on siis avatud päikese terrass, et maikuus või septembrikuus selle asemel, et teha umbses koolimajas tundi, teeks hoopis seal õues. Sinna võiks ikkagi trepi ka teha, et saaks lae peal teha seda õueaeda või haljasavat. Ütleme see aiandus, see kasvatame ise midagi. See on hea mõte, aga siis on teised koormused, et kui praegu on ainult lumekoormus ja paar inimest, siis haljas katus on oluliselt raskem. Päris haljas
katust, vaid neid kastpeenraid. Okei, jaa. Midagi lihtsamalt, Jaa, mida lapsed nõus. Piire ümber ja täitsa hea mõte. Võib-olla nad kunagi teevad, aga tookord ei olnud koolil ega vallal piisavalt finantsvahendeid ega pealehakkamist, ja kuna see hoone siis ikkagi rahapuudusel ja muudel põhjustel ta ikkagi see konkreetse hoone ikkagi lammutati toona klassikalisel viisil. Ehk see meie välja pakutud demontaž ei läinud töösse. Ma tean seda, et väga palju seda maa järgi valest praegu läks Tallinna linni toetuks, kokku laetud ja kõik asju. No toona said see lumekoormuse juurde lähme, siis täna on lumekoormused teised kui tollele, aga me hästi katsetasid ära selle uue lumekoormusega. No selles mõttes sinna ta sobib jah, et lumekoormus selles kohas ei ole suurem kui oleks olnud vahelael. Okei, et vahelaepaneelid siis katus? Jaa, vahelaepaneelid oleks siin jäänud katuslaena, aga me tahtsime ennem ikkagi selle katseliselt ära teha. Kuigi meil nüüd on olemas seade, millega me saame armatuuri ära määrata ja võttes siis pisteliselt terase proovi, me saame tegelikult, mõte ongi see, et me teeks, et see, mis toona siin jäi õhku, et ega me nagu jonni ei jätta, et me sama asja järgmiste projektide raames proovime teha ikka. Et osad paneelid katsetaks nagu pingedeformatsiooni seosena nagu purunemiseni, siis osad koormaks ainult tulevase koormuse olukorrani ja ülejäänud siis lihtsalt veenduks, et millised vardad, millise ristlõikega on olemas. Nii, aga ütlesid, et hooldekodu oleks vaja. Hea mõte, kui suures hooldekodu sobiks täpselt sinna samasse kohta, kus see hoone asus, sest seal on lähedal perearstikeskus, poed, asjad, teised teenused, funktsioonid. Nii et ettepanek oli see, et jätta see sama hoone vundament alles ja tehnosüsteemid, et see sama koht, sama hoone, aga lihtsalt, et oli 4-kordne hoone, et võtaks 3 korrust pealt maha ja esimese korruse mängiks ümber. Et see on sisemine kandesein, nii nagu sellel hoonel päriselt oli, välimised kandeseinad, et olemasoleva vundamendi peal ja lihtsalt teeks selle siseplaneeringule, kus siin olid praegu korterid, et teeks isegi aknakohad, proovisime samad jätta, et lihtsalt teeks selle planeeringule restardi ja teeks ta siis hooldekodu, et siin on 2 toad, siin on 1 toad, siin on personaliruumid, foyer, majandusruum, ladu, tehnoruum, kaldtee ka, et saab, et on ligipääsetav, nii et aga hetkel jäi see realiseerimata. Ja neid oli 4-korruseline maja, et tegelikult kui üks nüüd oleks jäänud Kiviõlisse, siis oleks 3 tükki veel saanud kuskile teha, kuskile lähedale. Nii, siin on veel siis ja muuseas, mis puudutab madalaid korruse kõrguseid, et me võtsime nüüd 3 korrust ära, vahelagi ka ära, et võtta need paneelid ka korraks ära, valada uus vöö, et lõpetada see müüritis korrektselt, siduda ta tervikuks ja me saame korrusele kõrgust juurde tänu sellele vööle. Need 2,6 meetrine sisemõõt võiks siin hooldekodus olla, näete, 3 meetrit ja siis saab panna siia ka tehnosüsteemid riplae taha. Et korruse kõrguse probleem ka lahendatud. Nii, aga nüüd veel nendest materjali katsetest, mis sellest Kiviõli hoonest sai võetud terveid kive, müüritises siis Schmitti-Vasara katsed, laboris tervete kivide katsed, purustasime killustikuks erinevad fraktsioonid, siin on lähedalt näha, tumedad on tsementmörditükid, heledamad on siis silikaatkivi. Üldistatult võib öelda, et kivid olid hea tugevusega, keskmine 32 megapaskalit. See oli siis Schmitti-Vasara see indikatiivne, kui kivid veel müüris olid. Samad kivid laboris andsid veel suurema tulemuseni, et Schmitti katsed on põhimõtteliselt tagavara kasuks. Siis sai neid tsükeldatud, et hinnata, kas väliskooriku kivid pärast tsükeldamist, kas nende tugevus oluliselt langeb, mis tähendaks nagu nende jääk külmakindluse ammendumist. Et see andis ka kõik head tulemused, et ei langenud oluliselt, tähendab väliskivide tugevus ei langenud peale tsükeldamist oluliselt rohkem kui sisekivide oma. Kõik kivid tugevamad kui tänapäeva kivid, kui veel viimati Eestis silikaatkive toodeti.
ja huvitav järeldus oli see, et nüüd kui me tegime selle killustiku ja et analüüsisime teda siis nii-öelda täitematerjalina, betooni täitematerjalina sellele esitatavatele nõuetele, siis ta ei vasta. Ehk siis seda purustatud silikaatkivi müürikildu nagu otse justkui ei tohiks betooni sisse panna. Tema tugevuskuluvus Los Angelese järgi ja külmakindlus ja veimavus ei andnud välja. Ehk siis justkui kehv materjal betooni tegemiseks. Nii, aga siis tegime päriselt betoonid valmis. Siin on näha siis vormis, siin on näha valmis katsekehad, siin on koonuse vajumine, veevajaduse küsimus ja asendasime siis, siin on siis etalon. See tähendab, et nüüd referentsbetoon, kus me teisest tooret üldse ei kasutanud, et oli ainult paekillustik jämetäide ja liiv esmatäide, ehk siis siin on ainult uued materjalid ja siis asendasime 25, 50, 75% ainult jämetäidet, nii et liiva veel ei asendanud ja siis asendasime mõlemaid täitematerjale sellest samast purustatud peenosis, või tähendab jämeosis siis killustiku asemel ja peenosis liiva asemel. Ja mis me saime tulemuseks, siin on näha üks survele katsetatud proovikeha, heledamad tükid on siis näha, need silikaatkivitükid, siin on suurem partii pärast katsetamist, 21 katsekeha, keskmine survetugevus 49 megapaskalit, mis vastab betoonile C35-45, nii et väga korralik tugevus ja sobilik jämetäite materjali, tegelikult see kehtib mõlema. Sobilik täitematerjali asendamise määr kuni siis 50%, et siin on näha see etalon, et on üsna sarnased tulemused, aga kui nüüd üle 50% asendada, siis kippus töödeldavus ja veevajadus natuke halvenema ja natuke hakkas ka survetugevus langema. Nii, aga kõige huvitavam tulemus tuli külmakindlusest ja nimelt tuli me kolleegidega ütlesime, et see on üllatavalt hea betooni külmakindlus, vaatamata sellele, et täitematerjali enda külmakindlus oli kehv. Ja siin on siis näha tulemused. Pärast 56 korda tsükendamist on siis külmakindluse katsekehad. Etalon betoonil, kus oli ainult esmatoore killustik liiv, oli 0,29 kilogrammi ruutmeetri kohta massi kadu. Et mida suurem massi kadu, seda rohkem materjal külmatsüklite tõttu laguneb pinnalt. Ja näete, need asendatud koostisega andsid väga väikese massi kao. Nii et see oli selline vau tulemus, et pannes justkui nii-öelda kehva külmakindlusega täite materjali betooni sisse, annab ta betoonile parema külmakindluse. Ja me olime nii vaimustuses sellest tulemusest, et see sai ka siis publitseeritud ühes rahvusvahelise levikuga ajakirjas. Ja see on minu etise lehel, see artikkel muuseas ka üleval, nii et tohutu potentsiaal. Selle asemel, et vana killustik või vanadest hoonetest, silikaatkivi hoonetest see killustik kuskile siis tagasi täiteks kasutada, sellest peaks hoopis uut betooni tegema. Me saame jätta pool killustikku kaevandamata ja pool liiva kaevandamata. Aga kas seda nüüd, kui betooni tegija hakkab tegema, need serdid, et piisab siis sellest teadusuuringust? On teostatav, tuleb lihtsalt dokumenteerida ja betoonitootjatel on ka põhimõtteline valmidus seda teha. Aga kas seal võib olla, see nüüd oli need vanad silikaatkivid, aga kui nüüd kasutada edaspidi neid uuemaid silikaatkive, kas seal tuleb see mingi vahe sisse? Uuemaid te mõtlete siis mingi... No te ütlesite, et kui need uuemad ei ole nii tugeva... Vanatelis on tugevam. Vanatelis on tugevam. Eks see oleks tähendis, et see mingmärk ka päris suur osa. Ei, ma seda nagu ei väidaks. Enda arust ma ka ei väitnud, et uuem silikaatkivi on nõrgem. Ma lihtsalt väitsin jah seda, või tähendab, et see 25 oli, kui Eestis viimati silikaatkive toodeti mõned aastad tagasi, siis seal oli see nii-öelda
tõendatud väärtus oli 25 megapaskalit, aga see on teatud usaldusnivool, et kui sealt teha ka mingi laiem katseseeria, siis seal keskmine tuleks ka ilmselt 30+, aga siin tuli nagu veel kõrgemad numbrid, et ma saan väita, et ta on vähemalt sama tugev see 60-ndate, 70-ndate kivi kui viimati Eestis toodetud uus silikaatkivi. Nii, natuke puidu tulemustest, ma siin väga detaili ei lähe, see läheb väga spetsiifiliseks, aga seal olid siis sellised keldriboksid, kus oli vana puitu, osaliselt allitanud puidumädanikuga. Siin on üks pilt ühest korterist, kus põrand on osaliselt lammutatud, värvitud põrandalaud ja näidistükid, siseuks, aknalaud, keldripuit, põrandalaud, veel üks roovitükk, katuseroov vist oli. Ja seda sai siis uuritud selliste raskmetallide ja halogeenorgaaniliste ühendite sisalduse suhtes. Töötlemata puidul ohtlike ühendite sisaldus madal, mikrobioloogilist saastet esines siis nii seal keldriõhus kui keldripuit materjalidel. Siis sealt pärit puitu nagu ärge omale siseruumi ärge võtke. Ja sisaldasid samuti need värvitud puidud siis ohtlikke ühendeid, eriti tsink ja pliid. Ja siin on terve põhjalik tabel siis nende kohta, ärme siia süvene, jätame meelde, et mis on punases, siis neid elemente oli normist rohkem ja see piiritleb selle materjali mitte ainult siis muid mõeldavaid kasutusi, aga ka energiakasutust, et sõltuvalt siis sellest sisaldusest, et kas siis ei tohi tavaahjus või siis isegi ei tohi nendes spets suurtes ahjudes, kus soojusenergiat siis puidust toodetakse. Nii et värvitud puit nõukaajast tasub tähelepanelik olla. Aga mis selle teha siis selle värvitud puiduga? No, üks mõte on, mis ma lõpus näitan. Nii, siis panin veel puiteehituslammutusjäätmena, et selles jäätmete määruses on ta erinevate koodide all, aga ehituses tekkiv puit on siis praegu ühe koodi all siin, aga siin on ka plaan, Köreliga on sellest juttu olnud, ta sellega toimetab, et neid koode lüüa tegelikult rohkem lahku, et oleks mitte ainult töötlemata ja töödeldud puit nagu jäätmejaamades täna, vaid siis veel alamjaotused. Ja ringlussevõtu soodustamiseks see nüüd kehtib ka, kui me mõtleme mingi maja renoveerimise algfaasi, et ikkagi erinev puit liigiti ja erinev ta siis võibki olla näiteks kandekonstruktsiooni puit või värvitud või töötlemise mõttes ka näiteks naelu kruve sisaldav, et võimalikult eraldi. Ja puhtana, eraldi hoida puhtana ja eraldi. Ja liigitamine näiteks siis võikski olla, et mis võiks olla otse korduskasutatavad, aken, uks, puitmööbel, kandekonstruktsioon, töötluse, pinnakatte või ohtlikkuse alusel või siis ka seisukorra alusel, et kui me hakkame puitmaterjale majast eemaldama, siis üks valik, kuhu konteinerisse või kuhu kuuri alla, et on siis kahjustunud või mitte. Nii, need on järeldused juhtumiuuringust iseseisvalt, pärastiseks lugemiseks. Ja nüüd lõpu osas natukene materjalipankadest. Materjalipanga näited Oslost. See on muuseas sama hangaar, kust oli ka Köreli üks pilt. Erinevad siis ehitusmaterjalid seal paistavad avada. See on siis Oslo kommuuni või kohaliku omavalitsuse poolt koordineeritud ringne materjalipank, mida opereerib üks erafirma, kuhu siis saavad ühed ettevõtted materjale tuua ja teised sealt viia. Seal on puitmaterjalid, soojustusplaadid, põrandakatted, torud ja siin oli kõikvõimalik mööbel, tehnosüsteemid, kinnitustarvikud, mis siin veel on, profiilid, torud, avatäited. Ja siis, kui mina seal käisin, oli see hästi algfaasist, oli asja avatud, mis tõttu oli materjali veel vähe, nüüd on see kindlasti oluliselt rohkem täitunud.
nii et veel siis materjalipangast rääkides, see on ühes Eesti, hiljuti tehtud pilt ühes Eesti jäätmekäitlusettevõttes, kus siis nad erinevaid ehituslammutusjäätmeid separeerivad. See on siis mineraalse materjali hunnik. See, täna on ta ehituslammutusjääde, sest ta on jäätmekäitleja juures, aga mina vaatan seda hunnikut, ma ei ütleks, et see on jääde, minust on see materjal. Ja teades, et milliste omadustega on, millistele nõuetele vastab, sellest sõltub ka, kus me saame teda kasutada. See on ka Eesti näide. Üks hommikul sõitsin mööda, vaatasin, et keegi on majal võtnud välisvoodri ära, pannud hunnikusse. Kivid tundus täitsa puhtad. Et tegelikult nende kividega ongi nii, et see mördi kvaliteet nõukaaegsetel majadel on äärmiselt erinev. Lääne-Euroopas, kus on rohkem punast tellist kasutatud, on olnud lubipõhisemad mördid, on pehmemad ja lassemad, kergem puhastada nii käsitööga kui masinaga. Eestis, kus on rohkem tsementmört ja nõukaaeg, rohkem silikaaatkivi, võib-olla äärmiselt erinev. On jõusid, kus neid kive on ülilihtne puhastada ja on jõusid, kus praktiliselt võimatu. Aga nagu need betooni tulemused meil näitasid, siis ega ilmtingimata ei pea kive mördist puhastama, et me võime lihtsalt müüritise kivid koos mördiga lasta purustist läbi, teha sellest uut betooni, et seal ei ole üldse probleem sellest, et see mört on seal sees. Aga kui õnnestub puhtana, siis miks mitte laduda see uueks müüriks. Siis kipsi kohta siin keegi küsis, mingi telesaade oli, kus oli jäätmetest juttu. Ma siin pikalt ei jõua sellesse peatuda, aga kipsi puhul ka võiks nagu fookus olla jäätmetekke ennetamisel, modulaarne ehitamine, jääkide kasutamine, kipsitehased võtavad plaate tagasi, kui need on piisavalt suured ja piisavas mahus. Ka puitmajatehased saavad, kui plaadid on piisavalt suured, saavad osaliselt veel kasutada. Seda kipsi saab ka ringlusse võtta. Viimasel slaidil mul on üks mõte selle kohta. See on ka üks, lihtsalt kirjeldab materjale. See on Eestis tehtud pilt, see on Belgias tehtud pilt. Rotor on üks suur ettevõte, kes seal ringset materjalikasutust korraldab ja nende hoovi peal erinevad plaadid. Nende hoovi pealt, see on siis nagu põrandaplaadid, keraamilised plaadid, katusekivid, seinaplaadid, siin on sellised suuremad ehitusplaadid, et seal on kogu ringne materjalikasutuse süsteem toimib. Nii, ja siis võiks ka Eestis, osaliselt oli sellest juttu, vaadata nende ringset materjalipankade suunas, kus meil on füüsilised materjalipangad, pluss siis kõik see on digitaalsel kujul, et SRIC-i näidet te ilmselt teate, ta on teatud selline niši materjalipank, vanemad väärtuslikumad detailid, aga meil on Eestis ka paar aastat juba laia tarbe üldehitusmaterjalide pank Tartus, sellesama ringrenoveerimise projekti käigus ellu kutsutud, siis me võime materjalipangana mõelda linnamaardla mõttes kogu olemasolevat keskkonda, et kui kuskil läheb hoone lammutamisse, siis need ei ole mitte jäätmed, vaid see on maardla, me saame kõrval uue hoone ehitada või seesama näide, mis ma selle betooni kohta tõin silikaaatkividest. Ukrainas on ka väga palju silikaaatkividest hooneid ja varem või hiljem tuleb seal hakata uusi hooneid ehitama samadesse kohtadesse ja betooni on ikka vaja. Nii et mobiilne segusõlm betooni jaam püsti, kivid on koha pealt, tsementvesi tulevad mujalt, osaliselt ka siis esmatoorme täitematerjal ja saab teha seal samas uut betooni. Ja materjalipank on tegelikult ka meie all olev pinnas, savipõhised väljakaevad nii sellest klindi pealsest kihist kui ka sügavamal kambriumi sinisavi. 6-70 meetri paksune kiht on siin kogu Tallinna piirkonna all, tohutu ressurss ja väga suure potentsiaaliga ehitusmaterjali, eriti kui me ei töötle savi termiliselt, vaid lihtsalt pressitud plokid või savikraaf. Nii et ja panin siia ka Linnahalli ja Narva pildi, et see on tegelikult materjalipank, et kui siin on olnud juttu, et mida Linnahalliga teha,
siis ma arvan, et see mõõde, et kuidas see on teostatav logistiliselt ja materjalivajaduse mõttes, et see mõõde võiks ka juures olla, et osad ütlevad, tuleb igal juhul säilitada, osad ütlevad, et tuleb igal juhul lammutada, et kui lammutada, siis võiks ka proovida vastata, et millist materjali, kui palju siit tekib. Ühed EKA tudengid tegid selle arvutuse ära muuseas, et seda siit ära kuhugi viia võiks arvutada, mis see tähendab. Võib-olla saab osaliselt merest maad juurde võtta, et igasugu variante on laual, võib-olla saab laevadega kuskile viia, aga sealt tasuks nagu mõelda, enne kui me otsustame, et lammutame. Ja siis mul meeldis Ülar Mark ütles, et kuulge, mis te vaidlete, et ühed räägivad, teeme korda, teised ütlevad, lammutame ära, Ülar Mark ütles, et teeme pooleks. Et pikki telge, nii-öelda linna poolt, siit hakkab see keskkoht pihta, pikki telge linna poolt mere poole, teeme pooleks. On palju vähem materjali ära viia, osaliselt lammutatud materjali saab kasutada alles jääva poole reki puhul ja kui jätta alles lääne külg, see hoone on tohutu massiivne ja ta on pime ja kui see nüüd lõike telg on keskelt, siis selle saaks kõik teha klaasfassaadiks niimoodi, et lääne õhtupäike valgustab siseruumid ära, et mulle see mõte meeldib. Nii, siis veel digitehnoloogiat ja igasugu optika ja tehisaru kasutamine materjalide separeerimiseks, siin on ka see Taani näide vist, et kui selline seade nüüd skaleerida tööstuslikuks ja osad ettevõtted maailmas sellega tegelevad, et siis meil see ehitusmaterjalide liigiti kogumine või juba ka segalammutusjäätmena kogutud materjalide taaseraldamine muutuks nagu oluliselt lihtsamaks, et see seade siis võimaldab seda teha, pluss siis muud meetodid, magnetiga, sõelad, õhuga, on ju. Ja siin on siis erinevad, selle seadme abil erinevalt siis välja sorteeritud materjalid. Üks näide ehituslammutusjäätmete tekest, kus klaas ja mineraalne osis lähevad segamini, et see on pigem nagu halb näide, et klaas ja mineraalne osis võiks olla eraldi, seetõttu me ei peaks niimoodi lammutama. Ja siin on üks hoone, kes teab, see teab, et ma panin selle pildi selle pärast, et see on halb näide materjali kasutusest, et kui te niimoodi hoone üle pritsite vahuga, need UV on ta juba ära söönud, et see tekitab väga palju probleemseid ehituslammutusjäätmeid ja palju kiiremini, kui see omanik oleks seda arvanud. Et me igasuguste vahtude kasutamise osas oleks võib-olla ettevaatlik. Nii, see on pandud iseseisvalt, kuidas jäätmeteket minimeerida. Siin on ka üks RT-kaart. Isegi jäätmekäitlejad, paljud ei tea, et selline kaart eksisteerib. See on 10 aastat vana. Ta ei ole tänases mõttes eeskujulik, aga ta on abiks ja kui me jõuaks nagu selle ehitusplatsi liigiti kogumisega sinnamaale, mida see 10 aastat vana kaart kirjeldab, siis me oleks ka võrreldes tänase praktikaga samm edasi. Ja siin oluline märksõna on töömaakultuur. Töömaakultuuri illustreerimiseks mingi telesaade jooksis ükskord, kus Ameerikas ehitatakse neid kodusid ümber ja seal on siis selline kuvalda meetod, et maja renoveerimine tähendab seda, et kõik tuleb võimalikult massiivselt puruks peksta. Ja siis on hiigelkonteinerid ja kõik see soga läheb sinna segamini peale. Et ma loodan, et me Eestis sinnapoole ei liigu. Nüüd on ma arvan, et me võime selle näite pooleli jätta või vahele jätta, kui kellegil on, ta ei ole nagu puhtalt ehituslammutusjäätmete fookus, et kui kellegil on nagu kui keegi tahab oma külma katusalust hakata päriselt välja ehitama, et siis ärge purvahuga seda vahet täis laske kuni vana laastukatuseni, et ja kuidas siis võiks teha ja miks, et seda võib siis teinekord minu poole pöörduda. Üldse ehituslammutusjäätmete tekke vältimine hakkab tegelikult toote elukaare alguses, et mis tahes ehitustoodet, olgu ta esma- või teisesest toormest nii-öelda kavandada juba algselt komponentide retsepti valik tootearendus võiks mõelda, mis saab sellest tootest elukaare lõpus, nagu Kõrel ka ütles, komposiitmaterjale võiks põhimõtteliselt vältida. Väga probleemne Eestis on krohvitud soojustuste teema, et meil 90-ndate energiarenoveerimisel hakkab juba tekkima sellist nii vahtpolüstereeni kui villa, mis tuleks
kas siis katta uue kihiga või vana kiht eemaldada ja panna uus. Et on täna väga probleemne, nagu ma mainisin, vahtpõlustereen on üldse probleemne jääde, aga näete, siin on tublimad kontsernid juba töötanud välja lahenduse, kuidas õhekrohvsoojustust siis panna peale ja võtta minimaalse jäätmetekkega maha, nii et plaadid jäävad terveks, klaaskiud võrk välja, krohv uuesti ringlusse. Siin on neid ühest Eesti kutsekoolist, kus laotakse, mis te arvate, millist mörti kasutatakse, kui õpivad kutsekas noored, kuidas laduda müüri või ka pottsepad. Mis tüüpi mörte kasutatakse? Savimörte, miks? Sest seda saab korduvalt uuesti kasutada. Aga miks me päris hooneid siis nii ei ehita? Miks me päris müüre ei lao või ma ei tea, vannitubades ei plaadi savipõhiste mörtidega? Mul tekkis siuke küsimus, mõtlesin, et ei, ma ei tea, kas seda on projektis ei ole just seda kirjeldatud või käsitletud. Kuidas? Tugevus on, aga seda ju teemat ju ei käsitleta, kas ta peab kuidagi olema eemaldatav vajadusel. Ja eks nad natuke eks nad natuke on ka vastuolus, et kipub olema, et mida see, et ta tuleks nagu kergesti ära, võib tähendada ka seda, et ta võib-olla tuleb liiga vara ära, on ju. Et ta võiks tulla ära siis, kui meie seda soovime. No selleks on erinev. Ja sellised muuseas plaatimissegud on olemas, mis on ta pöördnakkega. Tegelikult on vist ka kivitootjate tootelähtedelt sementmärgid. Seda ma ei oska öelda. Aga Soomes Kiilto on arendanud täiesti need demontaaži võimaldavad plaatimissegud ja on 2 peamist meetodit, on kuumutamise teel ja mikrolaine kiirgusega. Saab võtta plaadid ära, poostada ära, läheb järgmise kohas seina. Nii, siis oli veel üks termori näide erinevatest erineva pinnakattega termotöödatud puidu loomulik vananemine lõunafassaadil. Veel kord jäätmetekke mõttes tegelikult peaks seda küsimust, mis saab selle ehitustootega elukaare lõpus, peaks küsima materjali tootjad oma toote disaini puhul. Märkisin siin veel kord selle vahtpõlustereeni ära, mis on kõige probleemsem. Ja puit ehitusmaterjalina jätsin sisse, kui aega jääb, siis käsitlen, kui praegu ei jää, loete ise. Ja viimane slaid oli siis see, et mis edasi või mis on töös või mis võiks olla võimalikud lahendused nende ehituslammutusjäätmete ringlusse võtuks. Üks märksõna võiks olla materjali kasutuse optimeerimine, et me kasutame iga materjali sellises kohas, kus tema häid omadusi on võimalik rakendada ja tema võib-olla puudusi peita. Ja siis on tekkinud sellised mõtted, et teades nüüd enam-vähem, millist materjali, millistes kogustes erinevate renoveerimise iseloomude puhul meil Eestis tekib, et võiks teha sellist segapuiste soojustust, kuhu sobib segada sisse põhimõtteliselt peaaegu kõike. Vill, probleemne soojustus, täna läheb valdavalt mäkke, me ei pea seda, osaliselt küll villast tehakse ka puistet, aga EPS on probleemne, saepuru sobiks nii kasutada, puiduhakke, ühesõnaga teha selline segada sellistest probleemsetest ehituslammutusjäätmetest, mille muud head rakendust ei ole, segada need kokku ja kasutada seda siis külmade pööningute põranda soojuslikuks isoleerimiseks, et kus täna kõige levinum, neid hooneid on päris palju tegelikult, kus sellist horisontaalset soojustust kasutatakse, nii uusehitised kui renoveerimised, et on mitteköötavad pööningud, suur horisontaalne pind, hästi mugav on seda soojustust paigaldada, suured ruutmeetrid, pannakse korralik paks kiht, ajas vajub kokku. Aga kui meil oleks võib-olla selline segapoiste soojustus, siin saab nende erinevate komponentidega mängida, et mis oleks optimaalne tihedus. Muuseas, siin on, kuna ta on natuke, sisaldab ka natuke mingi, tal on suurem tihedus kui klassikaline puistesoojustus, et siis näiteks ei pea ka nendesse viilude juurde panema tuulesuunaid, sest erinevalt kergest soojustusest see ei lenda ära. Ja selle saab kas labida või selle õhuimuriga
kunagi sealt pööningult kokku korjata, panna järgmisele pööningule ja siin ei ole üldse eriti oluline, mida see puit sisaldab, et see on nüüd vastus sellele, mis selle probleempuiduga teha. Sest see on külmpööning, inimesed seal ei viibi, välisõhk käib läbi. Mina ei näe põhjust, millist probleemi see mingisuguse raskmetalli või halogeenorgaanilise ühendi sisaldus seal pööningul, keda see häirida võiks. Sellele segapuistele mingi lambda ka siis kuskil? Ja see tuleb erinevaid segusi kokku segada, vaadata, mis on see optimaalne tihedus, aga lambda on tiheduse järgi väga hõlpsasti arvutatav, nii et ju ta siuke alla 0,1 ikka on, 0,07 äkki pakuks, sõltub tihedusest. Selle lambda ei olnud ju projektis ette. Aga ära anna lambdat, anna R, palju peab pööningu soojusläbivus või kogu soojustakistus olema ja siis tiheduse järgi timmid. No okei, see natuke tekib omakaalu asi, aga see on ikkagi suhteliselt kerge materjal, et seal ei ole nagu suurt vahet, kas panna 40 või 50 sentimeetrit. Ja siis selle edasiarendusena mõtlesime, et äkki teeks sellise nõrgalt seotud segapuiste soojustuse, sinna võib kipsi või lupja segada, seal hulgas purustatud kipsplaatidest saadud kipsi. Sama asi, aga lihtsalt ta on siis natuke veel niimoodi stabiliseeritum. Ja siis on võimalik erinevaid bituumenipõhiseid tooteid teha. Üks on asfaldi alternatiiv. Siin ma pidasin silmas eelkõige lame kattuvuse materjale. Ja Eestis on mitte küll TalTechis, aga erasektori ja Tartu Ülikooli teadlaste koostöös on üks väga edukas eksperiment tehtud. Et just need lamekattuse katted, et nendest saab teha väga erineva rakendusega materjali. Nad on määranud ära need omadused, timminud seda tehnoloogiat. Et seal on ka hästi lai kasutusvaldkond mingisugusteks käiguteedeks pööningutel, katuseplaadid, mõtlen ilmastiku eest kaitstud, siis mingid räästaste ehitamiseks, nende tehnošahtide lõpetused, mingid need, kus täna kasutatakse sügavimmutatud puitu, need kolmnurkliistud katuste sees, et tegelikult on päris lai kasutusvaldkond. Ja siis saab teha erinevaid komposiitplaate, siin võib mõelda ka nüüd ehitussektori väliseid materjale vooge, näiteks tekstiil. Ja siis ma võin lõppu küsimärgi, et äkki teil on veel kommentaare, et mida ehituslammutusjäätmetega seoses, kuidas edasi liikuda, mida uurida, mis nii-öelda fookust hoida. Aga jah, vabandust, natuke läksin ajast üle, aga aitäh. Kui te küsite, et mis saab edasi, siis ainuke variant on nende standardiseerimine, ehk siis ma olen ise kokku puutunud ühe objektiga, kus see tuli välja. Üks asi on nüüd see, et see vana hoone, kõik see, mis seal sees on, võetakse kuidagi lahti, pannakse hunnikusse, pannakse sinna kuskile, ma ei tea, mingis materjalipanka. See on kõik hobi ehitajate, see on tore ja rahva. Aga sest nagu päris nagu nii-öelda rahvamajandusele kasusunniks, siis see peaks olema standardiseeritud. Ehk siis välismaa näite puhul kasutati, me tegime selle ettepaneku, kust vanast hoonest tuli tohutut materjali, mida oleks saanud kasutada. Selle peale määratati öeldi, et see hoone oleks olnud 2,5–3 korda kallimaks. See ei olnud odav niigi, ehk siis ebareaalne. Kasutati ainult vana puitu ja see oli ka vastavatest firmadest, mis olid nad selle puidu muutnud standardtooteks. Ehk siis seda sai standardsega kasutada. Kõik üle on öeldi, et unusta ära, see ei ole üle. Lühik kommentaar. Ma räägin puistematerjalidest, aga ma räägin üldiselt niisugust. Ja nõus ja sinna see suund ka on, uus CPR ka toetab seda ja meil on kaardistatud milliste materjalide või ehitustoodete kohta meil on täna standardid olemas, sealhulgas taaskasutatud materjali kohta, milliseid oleks vaja ja on ka esmased ideed, kuidas need vanade materjalide kohta uue toote standardi eeskujul luua. Et on plaanis seda teha. Kui siin mingist digiandmebaasist räägime, sest on tolku siis, kui nad jõuavad mingite nii-öelda kõigile arusaadavate toodetena sinna andmebaasi. Ehk siis, kui seal on kirjas, et seal on nagu uniklaudu, siis mis sa selle teadusega pead? Aga see ongi see taastoodetud toode ja
need, mis mul alguses olid, et nii saab seda skaleerida ja nii saab ka see ehitaja vastata, tähendab, kui see on standardiseeritud, siis täna ju ehitajal ikka, kui me räägime mingist suurehitusest, hangetest, tal ei ole neid dokumente vana materjali kohta võtta, aga neid dokumente küsitakse, küsib järelevalve, küsib omavalitsus, aga siis nii on võimalik seda probleemi lahendada. Aga ma küsiks ikka, et ja mitte mingit lootust, et eterniitplaatidest annaks midagi kasulikku teha? Ei oska öelda, mida teha asbesti sisaldavate eterniitplaatidega. Ma võin seda korra siis kommenteerida, et tegelikult ma ettekäänes mainisin, et tegelikult seaduse kohaselt on keelatud asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale taaskasutada, aga siin Euroopa tasandil on olnud kohtumisi, et kus uuritigi erinevate liikmesriikide praktikaid, kus kuskil juba midagi on tehtud, kas on võimalus seda asbesti kiudu sealt välja võtta, et siukse väikses mahus juba mingeid asju katsetatakse, aga need on mingid suurt head lahendust hetkel ei suuda ole, aga mõtted sinna suunda liiguvad just ka see majanduslik nagu mõistlikkus, et kui palju on ressurssi sinna sisse on mõistlik panna, et kas see tuleb on seda kõike väärt, et seda proovitakse siis kaardistada ja analüüsida. Sest see asbest on siiski kahjulik siis, kui ta lendub, aga kui ta sellises olekus, et ta ei lendu, siis äkki... Nii kaua, kuni plaati puruks ei tee, siis ta ju eriti ei erita. Jah. Mul tekkis siin mõte selle vana puidu koha pealt, et just kui oli nagu väide, et vana puit, et puit vananedes läheb tugevamaks. Aga kas pigem ei ole äkki selles, et lihtsalt 100-aastast vana puitu kasvatati teisiti? Sa ei ole esimene, kes seda küsib, võrreldakse nende tugevust puhul võrreldakse sama tihedusega puitu. Ehk siis aastaringide vahe ei saa olla väga erinev, kui tihedus on sarnane. Aga puidu kasvamistingimused, kasvukohad loomulikult võivad erineda. Et lihtsalt tänapäeva ehitussektori jaoks puitu lihtsalt kasvatatakse kiiremini kui... Vastab tõele, aga see väide oli sama tiheduse juures. Okei. Aga siis, kui rohkem küsimusi praegu ei ole, et tõmbamegi vaikselt siis otsi kokku. Aitäh veel kord Simole. Aitäh. Ma loodan, et ma kuulesime seda küsimusega. Ei ole. Mis on taas aita?